Player. 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 Joo, tere tulemast tagasi saatesse Player. Käes on teisipäev ning täna on jaanuari viimane kuupäev. Selleks on 31 ning kell on 15.56. Nagu sai siin eilses vlogis juba lubatud, siis või ma isegi ei mäleta, kas ma jätsin selle sisse, aga sai lubatud, et peab siis järjekordse saate salvestama. Täpselt mõtlesin tükk aega, et mida ma siin selles räägin juba, et mul tegelikult ei olnud üldse ideid ega midagi sellist. Kuid sai täna koolis sükene huvitav aine läbitud, või mitte läbitud, vaid ütleme siis esimest korda reaalselt selles aines tegime midagi, milleks on siis keevituspraktikum. Ma vabandan nende inimeste ees, kes on eelnevalt keevitanud või teavad sellest midagi, kuid mina olin see inimene, kes läks kohale null teadmisega. Meil oli üks loeng juba ennem ees, kus räägiti, et enam-vähem kuidas keevitada, mismoodi see keevitusjälg ilusasti jääb, mis erinevaid viise on elektroodiga, gaasiga, kõik see räägiti ära ilusti. Aga siis täna oli see tööhetk, kus me pidime siis reaalselt ise ka käe külge panema. Ning siis, ega seal mingit helitamist ei on, tõmbasid kohe oma tunked selga. Sellest oleks tegelikult kohe ära öelda, et see tunked on, ütleme nii, et üpris tähtis osa. Sellepärast, et see, mis kuumus seal tekkis isegi niimoodi tärk, mille peal oli tunked, mille peal oli veel põll nahast, täisnahast põll. Et isegi kui ma selle kõrval seal, või see kui mul seljas oli ja sellele keevitusele lähedal oli, siis siuke, mis see pikk aeg oli, et oli mingi, kui sa niimoodi umbes paar sekundit järjest olid juba keevitanud, siis läks kuumaks. Nii et ma isegi ei kujuta ette, mis tunne see võiks olla ainult siis, kui sa oma riidedaks, või nagu lihtsalt ainult oma riidedaks selles on ja palju naha juures oleks see kuumus olnud. Pluss need sädemed lendavad seal igale poole ning sa, kuna sul on see keevitus, on koolis siuksed kõrgemad või siuksed uhkemad keevitusmaskid, et vanasti, ma tean, et vanaisal mul oli niimoodi esimene kogemus, kui mina keevitamist nägin, oli suvilas vanaisa juures, kes siis keevitas ka mingit metalli õppema vahel kokku, aga ma mäletan väga hästi, et tal oli see, et temal oli see versioon, et ta hoidis ühe käega hoidis maski näo ees ja teise käega siis keevitas. Aga õnneks meil, seal siukseid maske muidugi oli, aga selliseid maske meie ei kasutanud, et meil olid siuksed, et seal sees on või mitte mingi väiksed nupud olid seal all. Ühes oli siis shade'i said panna ja teises said mingid sensitiivit või mis iganes. Ja seal shade'ist meile siis öeldi, et seal on mitu 8 kuni mingi 15 vist on need numbrid. Meile öeldi, et meie keevitustaseme juures peaks olema kuskil 9 või 10 juures. Okei, eks ma panin siis algselt 9 peale. Ja siis see on niisugune, see klaas nagu tunnetab ära selle valguse ja siis sellele vastavalt tõmbab siis kohe pimedaks ära. Ja siis see õppejõud meil ütles, et ta siis näitab algul ette ning siis meie lihtsalt peame järgi tegema. Või me tõmbame kõik maskid ette ja vaatame, kuidas ta teeb. Ja ega ta siis ütles, et mis siin ikka maskid ette ja hakkas panema. Tõmbasime kõik maskid ette ja esimese hetkega oli see, et tõmbasid maski ette, hakkas keevitama. Mul oli, enam-vähem, veits tumedam oli. Siuke rohekas värvus nägi paistis sealt läbi. Aga järgmine hetk, niipea kui keevitus pihta hakkas, läks kõik täiesti nagu blackout mustaks. Ainuke asi, mida sa nägid, oli see väike keevitus, siuke roheline täpp. Väike siuke roheline täpp paistis sealt. See oli esimene hetk, kus ma olin nagu, et okei, kas see on tõesti kõik, mida me näeme, et kurat, niimoodi ma küll ei näe, mida ma keevitan. Soon enough. Kõik küsisid oma küsimused ära, mis vaja oli. Ja siis naasesime või nagu otsisime, võtsime igaüks endale enda putka. Panime oma selle maandu siis laua külge. Teise otsa võtsime selle plussosa, võtsime kätte. Sinna vahele panime siis
elektrood selle varda, mis nägi välja täpselt nagu säraküünal. Panime selle sinna vahele ja no mina algselt mõtlesin, et mina olen nagu näinud, et keevitusmasin on nagu keevitusmasin, noh. Või siuke tõrvik on otsas või nagu blowtorch, noh. No umbes nagu gaasileegimasinal, see millega crème brûleed pealt kõrvetad süda suhkurt sealt. Aga ei, see oli lihtsalt oligi siuksed tangid nagu auto need krokodillilaadi all. Sinna vahele tõmbasid elektroodist vardaga selle jupi ja siis panid oma rauatükki laua peale, niimoodi, et tekkis selle maandusega ühendus ja hakkasid keevitama. Kõlab nagu lihtsalt, esimese asjana mina istusin maha, panin selle elektroodi sinna taha, panin rauatükki peale, tõmbasin maski ette ja panen selle pulga sinna lähedale, selle elektroodi sinna raua lähedale ja no midagi. Siis ma olin nagu, et okei. Noh, veel nagu see klaas nagu pimedaks ka veel läinud. Ja siis võtsin uuesti ja siis läksin natuke lähedamale ja siis järsku hakkas keevitama ossorais, kus ma siis ehmatasin ära. Püüdsin kõike meelde tuletada, mida veel räägid, et jaa, et nüüd, et teed seda siksakki veits ja just täpselt see sama sükene freeze moment oligi mul peas. Mul ei tunda enam midagi ette, mis ma tegema pidin. Ma teadsin, et ma pean mingit siksakki tegema. Aga see, kui kiirelt liigutama, kui kõrgel ma pean hoidma, kui suur see kaareleek peab olema. Kaareleek on see, mis tekib see elektroodi ja rauatükki vahel, ehk siis see ongi reaalselt see, mis seda raudu seal sulatab. Ja kui kedagi vähegi huvitab, mis need numbrid tähendavad, siis meil oli 6 millimeetri paksune rauatükk. Ja selle jaoks me kasutasime, minul oli vist pandud voolutugevuseks 5 amprit. Ja siis hakkasime seal edasi tegema ja proovisin minna uuesti. Peale seda esimest ehmatust proovisin uuesti ja siis hakkasin uuesti surkama. Ning siis juba korraks nagu jälle ehmatas, aga siis juba harjusid ära vaikselt. Ja siis tegid püüsid seda siksaki ikka teha ja liigutada samal ajal. Meil räägiti ka seda, et noh, et mida kiiremini sa liigutad, seda vähem pead sa siksakki tegema või noh, seda kiiremini pead sa neid siksakki tegema ja mida aeglasemalt sa liigutad, seda nii-öelda siis nagu, kuidas ma ütlen nüüd, aeglasemalt või nagu väheke rohkem pead sa neid siksakki tegema. No see siksakid sõltuvad ka sellest, kui laia selle keevitus selle tahad sa saada selle taseme, et noh, või nagu, et kui lai see keevitus tuleb. Ja siis mina mõtlesin, et aga okei, et noh, öeldi küll, et algajad alustavad muidugi aeglaselt, aga no ma mõtlesin, et mis siis ikka, proovisin kiirelt. No võtsin, tegin keevitus ära enda arust, säris ja kriuksus, ma mõtlesin, et okei, peabki niimoodi tegema. Ei midagi. Võtsin maski peast ära, kui olin lõpetanud oma nii-öelda seansi. Ja siis vaatasin palju silmaga, mida ma tegin ära kaamriga selle jäägi sealt pealt ära siis sa näed seda reaalselt keevitust. Ma koksisin mina selle plöga sealt pealt ära. Ja nagu see nägi välja nagu mingi keegi oleks nagu täppi rauatükile teinud nagu siuksed sorkeid sisse umbes ja siis nägi kohati oli siuke Eesti kuradi tänavamaastik, siuke augud ja muhud ja künkad ja siis jälle sirge ja ühesõnaga see oli täielik disaster. Ei saa mina aru, mida mina valesti teen. Püüdsin veel teiste kursakate käest küsida, et mis siis tegema pidi täpselt, et kas aeglasemalt kiiremalt. No ei saanud mina nii täpselt vastust, nagu ma oleks tahtnud. Ja läksin siis õppejõu juurde, et küsida uuesti, kuidas teha. Küsisin siis õppejõu käest üle. Õppejõud tuli minu juurde, tuli sinna putkasse, istus maha, näitas, hakkas ise tegema. Ma seisin kõrval, tõmbasin ka maski pähe, vaatasin. Ja no vaps see teist moodi tegi. No. Tema siis hakkas keevitama, ei liigutanud üldse nii kiiresti, kuigi ta on juba oskaja küll, aga see tempo, millega tema tõmbas seda keevitust, see oli nagu vapsee rahulik ja vapsee sükene kontrollitud. Pluss tema need siksakid olid väga siuksed aeglaselt tehtud. Mina panin nagu kurat pastaka või pliiatsiga sodiks kuhugi paberi peale. See oli ikka lape. No mis sellest? Mis seal ikka? Ja siis ma proovisin uuesti ja siis
noh, ta tegi mulle 2 siukest ilusat triipu ette minu nende täpikeste vahele või kõrvale. Ja siis ma püüdsin ka aru saada hakkama, et mida ma siis valesti teen ja siis ma küsisin veel, et kui kõrgel see toimub bla. Ja siis ma harjutasin. Lõpuks hakkas vaikselt tulema ka. Aga nagu ikka siis mingid vigu. Ja meil öeldi seda ka, et vahest võib see elektrood jääda sinna raua külge. Eks ta muidugi ei demonstreerinud seda, kui see sinna raua külge jääb. Aga ta ütles siis, et põhimõtteliselt kas siis sikutate koos selle tangidega kohe lahti selle või lasete tangide küljes on siuke väike klamber, lasete selle klambri lahti, siis ta tuleb sellest elektroodi küljest ära, selle pugla küljest ära ja siis see keevitus katkestab. Õigemini see katkestab siis keevituse. Noh, mina arvasin, et mul seda ei juhtu. Tuleb välja, et juhtus mingi 5 korda. Esimene kord, kui see juhtus, mine pekki, noh. Siis see mask läks ka lolliks, sellepärast, et see on ju anduritega, vastab, kas on välku või ei ole sähvatust. Ja siis korraks tuli ju sähvatus, läks pimedaks, siis jäi see pulk kinni, siis tuli valgus tagasi, siis tuli jälle kuskilt sähvatus, kuna keevitus see vool oli ikka veel taga ju. Ja siis seda selle tuli, noh, see pulk tegelikult ikkagi nagu poolikult keevitas edasi, kuigi ta sinna raua külge oli juba kinni jäänud. Ja siis see mask pani ka segast ja siis ma olin jumala paaniks, et mis toimub, sest see jättis mul, noh, kuna sul ainuke asi, mis sa sealt maskist veel läbi näed, on see väike pilu, siuke nagu tangist vaatad kuidagi pilust välja. See samasugune väike pilu. Ja kui sa läbi selle vaatad, siis kui sul see pulk sinna kinni jääb, sul tekib samasugune efekt, nagu terve tuba keegi peaks, noh, sa istud ilma akenete toas, tuled põlevad ja keegi paneb need tuled sisse, välja, noh, terve tuba läheb minu jaoks pimedaks, kuigi tegelikult ei lähe, noh. Jätab siukse mulje nagu mingi lamp kustuks ära kuskil või midagi sellist. Ja siis ma ehmatasin ära ja siis ma õnneks sain selle pulga kuidagi lahtiselt. Siis ma sain selle pulga lahtiselt, aga proovisin edasi keevitada. No siis ma keevitasin selle elektroodi seal paar tükki ära, lasin sinna alla kaussi, maha need ja panin uue külge. Ja siis peale selle, et see sinna kinni jäi, siis mõnikord oli see, et ei tundnud see enam sikutas ära. Tuli viimast meelde, et ma pean selle klambri lahti laskma. Ja siis ma lasin selle klambri lahti ja siis ma juba sikutasin ära. Aga õnneks see jah, kuna sul oli siuke täisnahast põll ees, olid sul ka veel täisnahast siuksed sepakindad, täpselt siuksed nägid välja, nagu siis kui vaata need, kes kotkaid treenivad, nendel on see, et siuksed suured nahast paksud kindad, siuksed poole siia kuradi poole käeni peaaegu, noh. Poolel teel sinna küünanukini, sinna maani kindlad. Ja siis nemad seal ja siis nende kinnastega väga aru ei saanudki, aga siis kui seda rauad ikka käes hoidnud, siis see läks ikka väga kuumaks sul käes ja siis pidid maha panema. Aga muidu oli see keevitus, kui lõpuks juba nagu hakkasid vaikselt aru saama ja mõistma, kuidas see asi töötab, siis isegi läks juba huvitavamaks. Kuigi ma ütleks nii, et see noh, eks ta oli äge ja mul on seda nüüd veel, ma arvan, et mis ta oli nüüd, umbes 6 aega on vist veel. Tegelikult 16 nädalat on seda. Nüüd oli esimene nädal, teine nädal oli nüüd, ehk siis mul on veel 14 nädalat, aga ma käin üle nädal, ehk siis 7 nädalat. No circa 1,5 kuud on veel seda ja noh, praegu me võtsime lihtsalt rauatükki kätte ja harjutasime. Aga järgmine kord tuleb meil juba teha põkkliita keevitus. Ehk siis me võtame 2 tükki kokku, 2 juppi. Paneme neil tagumikud kokku. Ja siis keevitame nad kokku omavahel. Mis saab muidugi väga huvitav olema. Ja siis eks näis, mis sellest saab. Aga põhimõtteliselt on selle keevitusega lihtne, et sa pead lihtsalt tunnetama. Ega seal muud ei olegi, kui harjuta. Öeldi ka, et kodus pead harjutama, aga no kurat, kus ma kodus harjutan, kas ma pean naabri autol aku maha keerama, sealt saan 74 amprit kätte ja saan mõne õhema rauatüki. Panen mingi varde vahele, ostan kuskilt elektroodvarde ja panen vahele ja hakkan keevitama. Muidugi nii ei tehe, aga öeldi jah, et põhimõtteliselt ega, et siin see, et kui lähedal sa seda pulka pead hoidma seal seda elektroodvarrast sellele rauatükile,
niimoodi, et ta kinni ei jääks ja niimoodi, et ta keevitust ei katkestaks või see side seal kahe vahel ei katkeks. See on puhtalt tunnetamise asi. Ning ega seal muud kunsti ei olegi. Ja noh, põhiline asi, millega sa tegelikult arvestama peaksid, on ka ju muidugi see, et kui sa keevitad, siis see elektrodvarras lüheneb ja lüheneb kogu. No nii, uskumatu, aga keset salvestamist tõmbas järsku arvuti ennast koolde ning sealt ka see väikene paus, mis seal vahel nüüd tekkis. Arvuti tõmbas täiesti restarti ning ma juba ehmatasin, et mis nüüd toimub. Ja viskas suure sinise blue screen ette ning midagi enam teha ei olnud. Ja ma juba mõtlesin, sest ta mul praegu uploadib YouTube'i viimast 5. episoodi sellest samast podcastist ja ma praegu samal ajal salvestasin uut podcasti ning mõlemad jäid ju paugu pealt kinni. Ja ma siis ehmatasin ära, et ma olen nüüdseks juba 16 minutit salvestanud, ja et kõik see läks nagu nulli. Ja siis ma juba põhimõtteliselt andsin lootuse alla, aga õnneks Adobe Audition on piisavalt hea ning ütles mulle, et unexpected error tuli ning would you like to continue? Nii et kõik on alles veel, isegi see track, mida ma eelnevalt salvestasin, see on ka alles, nii et me võime jätkata. Me vist jäime pooleli sellest, et kui kõrgel see keevitusvarrs on ning sellest, et bla seda peab siis arvestama, kuidas see püsib. Nii et noh, keda siis vähegi huvitas võib-olla see siuke keevitusalane teema ja kes on ise keevitanud ja lihtsalt naeris kaasa, kui ma sellest rääkisin, millised minu muljed olid, siis ma soovitan teile kunagi proovida ise siukest asja, kes ei ole proovinud ning kes vähegi kuulavad ja on ise keevitanud ja arvavad, et nad saavad sellega hakkama, siis andke mulle kindlasti kuidas seda paremini teha, kuidas saavutada siuke ilus keevitus. Sest kindlasti on mul seda järgmine kord, ma võtan sellest nõust abi, mitte abi, vaid nõust võtan õppust ja püüan siis seda kuidagi rakendada. Et selline oli tänane põhimõtteliselt meie koolipäev. Kõigepealt rääksime tööstusomandist ning sellest, kuidas erinevaid trademarke ja asju tuleb teha ning mis vahe on tööstusomandil ja patendil ja kaubamärgil ja kõigel sellel. Niimoodi, et pool rahvast istusin sama loengus ja kaasartud mina ja lihtsalt poole kõrval kuulisime ja pärast seda siis läksime keevitusse, et ma arvan, et mitte veel otsa kokku tõmmata, siis võtan kippelt veel ühe teema veel, mis mind viimasel ajal häiris või mitte ei häirinud, vaid oli huvitanud. Nimelt on selleks siis see, et ma arvan, et räägin siia lõppu siis kippelt veel siin podcastis ka ära, mis nüüd toimumas on. Et ma olen nendes nüüd 1 või 2 vlogis seda maininud, et neid te näete seal samal YouTube'i kanalil, kus praegu hakkavad üles tulema nüüdsest ka see uudis. Järgnevad kõik podcasti saated või playeri saated. Need kõik playeri saated hakkavad edaspidi tulema siia YouTube'i just nimelt sellepärast, et SoundCloudis hakkab see tasuta uploadimise aeg otsa saama ning ma ei ole veel kindel, et ma tahaksin maksta selle eest, et saada SoundCloudis seda pro nii-öelda siis paketti, kuigi ma saaksin, selle asemel, et ma saaksin siis juba viia kõik asjad kokku ühel platvormil, ehk siis kuna ma nii YouTube'i panen üles neid teisi videoid ka, siis ma just mõtlesingi, et ühendada siis mitte olla kahel erineval platvormil, kuna ma ei tee ise muusikat ega ei ole nagu nii väga nagu produtseerija selles suhtes, et ma peaks seal SoundCloudis räigelt promoma ennast. Siis ma mõtlesin, et jätame selle SoundCloudi kõrvale ning lähme kõik siis üle YouTube'i, sest et otseselt midagi ei muutu, ainult see, et lihtsalt visuaalselt on YouTube'is nüüd natukene lisasin sinna väikse puudutuse ning on nüüd väike siukene audiograafika ka juurde tehtud igale saatele. Ja sellest tulenevalt on ka võib-olla näha, et see channelil viimased videod on kõik järjest tulnud podcastid, sellepärast, et ma panin kõik esimesest 1-5
eelnevad saated panin ka sinna üles ära ning nüüdsest siis nüüd tuleb enne seda kolmapäeval tuleb veel üks vlog ülesse ja siis nüüd sellel kolmapäeval ehk siis homme läheb ülesse see podcast. Ehk siis see podcast, mida teie kuulate, loodetavasti on siis olnud kolmapäeval. Salvestasin ma ta teisipäeval. Et pärast seda hakkab siis tulema siukselt rohkem süstemaatilisemalt neid uploade, et tuleb arvatavasti mingid nädalas mõned vlogid, nii palju kui ma suudan teha või tunnen, et on midagi huvitavat mida filmida ja siis nagu ikka igaks kolmapäevaks proovima siis saada playeri saate ülesse. Et sellega põhimõtteliselt piirdubki ja Facebooki võite visata laiku, panna YouTube'ist subscribe'i, et saada olla kogu aeg teadlikum, millal mul midagi uut jälle tuleb, aga podcastid ma panen Facebooki playeri alla ülesse, kui jälle uus osa väljas, aga neid vloge ma ei hakka sinna Facebooki spämmima sellepärast, et ma ei tunne, et see oleks siuke asi, mida oleks vaja hullult reklaamida, et kui sa juba tuled podcasti kuulama, siis kui sa väga tahad, siis sa jõuad ka nende vlogideni välja. Nii et ma tänan teid kuulamast taaskordselt, loodan, et ma väga teid igavtanud selle keevitamisjutuga täna ning kuuleme ja näeme järgmine kord. Olge mõnusad ning head päeva jätku.